on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Seekord ülevaate peategelased on quadracerid ja nende taltsutajad. 5 riigi rohkem kui 100 võistlejat. Selline oli pilt Katvees Eesti ja Balti meistrivõistluste etapil. Motocrossi suvele andis hea korraldusega võistlus ainult hoogu juurde. Seda meelt oli ka esimest hooaega Eesti Motoföderatsiooni nõukogu juhtiv Andre Sepp. Väga rõõmustav oli osavõtjate rohkus ja see sai Lauri Krossireal kinnitust kõigis 4 klassis. Noorte 50-stel tuli starti 13 võistlejat ja favoriit oli ajasõidu parim Gert Kasemets. Noorte jaoks oli kasutusel niinimetatud väikering ja kohe stardist algas Eesti-Läti maavõistlus, mis mõlemas sõidus lõppes eestlaste kindla võiduga. Mõlemal korral oli sealjuures peategelane Gert Kasemets, kes kogus ka maksimumpunktid. Esikolmikus lõpetasid veel 2 Eesti poissi avasõidus Mihkel Salujõe ning teises stardis Tanel Põdra. 2 lätlases sai siis etapivõidu Gert Kasemets, teine oli Tanel Põdra ja 3. Mihkel Salujõe. Nii pikka stardirivi nagu noorte 100 ja 200 kuubikuliste stardis ei ole varem nähtud. 26 poisi seas oli sealjuures ka 2 tüdrukut. Ajasõidu ülekaalukas võitja oli olnud Kevin Saar. Suuremad poisid läksid juba pikale 1,8 kilomeetri pikkusele ringile ja kui start just kõige paremal moel ei õnnestunud, siis Kevin Saarele ometi piisas, et ennast pika rivi etteotsa seada ja ülejäänutega kohe selga vahe sisse sõita. Oma parimal ringil lõi ta järgnevat ligi 3 sekundiga. Avasõidus oli tema edu teise koha saanud Brandon Bogachovi ees 20 sekundit. Sa ei saanudki stardivõitu? Ei saanud jah, ei tea, mis juhtus. Et startidega on olnud juba pikka aega probleeme. Kuidas siis sõit edasi kulges? No, proovisin kohe mööda minna ja õnnestus ja siis läksin juba, proovisin rahulikult lõpuni sõita, et mitte vigast saada. Ka teises sõidus sai Kevin parima ringiaja, aga tekkinud probleemid andsid seekord võidu lätlasele Emil Zigajevsile. See ei seganud aga kindlat etapivõitu. 3. koha sai 200 kuubikuliste klassis Brandon Bogachov, 100 kuubikuliste klassis oli teine Joosep Eesmäe ja 3. Robert Lihtsa. Seejärel tulid rajale juuniorid, veteranid ja hobiklassi sõitjad. Suuremad tsikli saanud Kevin Saar oli taas stardis, seda koos 25 rivaaliga. Kohe stardist alates arendas Kevin väga head kiirust, parem ringiaeg jäi seekord küll fikseerimata, sest andur jäi eelmise sõiduriista külge. Finišis oli tema edu soomlase Vesa Silvani ees 34 sekundit, 3. oli Risto Seimar. Aga see oli päris kõva trikk, et sa kohe siis istusid teise tsikli selga ja uuesti rajale. Jah, võtsime selle otsuse, et proovida lõpuks mõlemad. Sa mõtlesid, et see on nagu trenniks hea? Jah, suurega on hea trenniks. Väiksega ikka tuleb need punktid võtta. Kuidas see võrreldes esimene ja teine sõit, kuidas nad omavahel võrreldavad on? No ei teagi. Eks teine sõit on ikka raskem, rohkem aukus. Sa tahad tänavusel hooajal teha või? No väiksega võiks ikka Eesti meistrivõistluse ja Läti meistrivõistlust ära võtta, et neid tiitleid veel pole. Teises sõidus sai taas parima ringi Kevin Saar, kuid poodiumi valutasid seekord 2 lätlast ja soomlane. Kevin oli 4., kuid kindlustas kokkuvõttes ometi soomlase Silvani ees etapivõidu. Päevanael oli loomulikult Open klassi sõit, kus stardis oli 28 võistlejat. Koos meestega läks rajale ka alles 15-aastane Martin Adamson, kes tänavu teeb kaasa Briti meistrivõistlustel. Inglismaal on ka muidugi suur konkurents, ma sõidan 250-sega. Aga ma ütleks, et Eestis suurtes sõitmine ja Inglismaal 2,5 sõitmine suurt võrdne. Võiks veel Inglismaa ära võita, siis oleks kõik. See on mul praegune ainukene plaan, mis on vaja ära täita. Paremad stardikohad said ajasõitude kiiremad lätlane Mengelis, Sten Jupasevski, Priit Järvlo ja võistluse ideeautor Kaspar Kangur. Kohe stardist näitas aga väga head hoogu Sten Jupasevski, kes hoidis järgnevatega turvalist edumaad. Heale positsioonile kihutas Siim Vaide, tubli 4. koht kuulus Martin Adamsonile, kes hoidis selja taga ka väga kiire lätlase Mengelise. Kõige rohkem pidi pingutama Priit Järvlo, kelle start oli ebaõnnestunud.
Siis äkki oli liider Sten Jupasevski raja kõrval, tehnika ei pidanud vastu. Oli aega üle õla ka pilku visata, kuidas konkurendid järgi tulid või? No mõne koha peal üle poole oli sõidetud, siis hakkasin vaikselt tahapoole vaatama, kus Vaide oli ja soitsin tempot. Millal tundma hakkasid, et tsikkel pole enam see, nagu peaks olema? Umbes poole sõidu pealt, kui tekkis esimene apsakas ja tagapidurid kiirelt kinni ja suretasin välja, siis Vaide ja Järvla läksid mööda. Eestlaste ebaõnn sellega ei lõppenud. 4. kohalt ütles üles Martin Adamsoni sõidurist. Sõidu lõpuosa kujunes sellele vaatamata eestlastele väga nauditavaks. Suurepärase duelli pidasid Siim Vaide ja Priit Järvlo. 0,3 sekundiga jäi peale Siim Vaide. Alles 16 sekundit hiljem oli 3. kohal Raivis Soode. Stardikurvi sain 3. sisse ja algul olin 3, et Jupasevski tegi parema stardi, sai esimesena minema ja lätlane vist oli meie vahel täpselt, ma ei oskagi öelda. Aga siis niimoodi sõitsime paar ringi ja siis lätlase sõits valli otsennast kinni, et mul õnnestustas mööda saada. Ja mõned ringid veel edasi, siis Jupasevskil suri vist kurvis välja, et sain ka temast mööda. Et siis tuli lihtsalt hoida oma liidripositsiooni ja sõita lõpuni veel. Ütleme nii, et lõpp läks kõrvalpuhates päris ägedaks. Läks ägedaks, et Järvlo tegi väga head sõitu, et tuli tagant. Ja siis viimasel ringil jäi üks mööda ja mulle veel kahjuks ette, et me Järvloga jäime täitsa üksteise taha, et viimased kurvid olid suht otsustavad, aga suutsin ta ära katta, et kerge see muidugi ei olnud. Teist sõitu valitses lätlane Mengelis, kes edestas Järvlood 5 sekundiga. 3. koha sai Kaspar Kangur, 4. oli Siim Vaide. Sten Jupasevski rajal üldse ei pääsenudki ja taas oli ebaõnne Martin Adamsonil. Valus kukkumine jätab noormehe nüüd kuuks ajaks jalameheks. Inglismaal on rohkem selliseid hästi pikkasi sirgeid ja äkilisi kurve, aga Eestis on rohkem hüppeid ja selliseid, rohkem kurvetamist ja laineid, niisuguseid on rohkem. Sa läksid sinna eelkõige kogemusi omandama, oled sa neid saanud Puhjaga? Ja muidugi, seal on täiesti teistsugused rajad ja teistsugused sõitjad saab tutvusi luua ja seal on muidugi, saan tuunida ka seal muidugi pilli, seal on Ed Davis, kes on ikka ingliseks kõvemid tuunid, selle juures sai 10 tundi pilli tuunitud. Sa Eestimaal siis jälle sõidad? Järgmine aasta hakkan sõitma siin suures klassis arvatavasti. Kokkuvõttes sai punktilise eduga etapivõidu Priit Järvlo, seda Mengelise ja Siim Vaide, kes said võrdse punktisumma. Parim reklaam oma alale on hästi korraldatud võistlus ja seda kvaadripäev Tihemetsa rajal kindlasti ka oli. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.